Head kuulajad ja vaatajad. Mitmetes hiljutistes kommentaarides olen käsitlenud Euroopa tippbürokraatide ja mitmete riigipeade aina paanilisemaks muutuvaid reaktsioone president Trumpi püüdlustele saavutada Ukraina sõda lõpetav rahulepe. Karmide, ent üha õõnsamate avalduste tegemine on saanud tüütavaks normiks, samas lõpevad väidetavalt läbi aegade kõige ühtsema Euroopa Liidu tippude kohtumised üha sagedamini ilma mingite konkreetsete tulemusteta. Kuluka sõja venides ja võimaliku rahu lootuses saavad iga päevaga nähtavamaks mitte ainult liikmesriikide vahelised lõhed, vaid ka kääriv võimuvõitlus Euroopa Komisjonis. Üha laienevad kraavid käristavad liitu põhjast lõunasse ja idast läände. Kusjuures nii-öelda samal leheküljel ei asu ka olukorda eelduslikult sarnaselt nägema pidav Ida-Euroopa. Kui Ungari peaminister Viktor Orban on seisukohal, et riigi huve tuleb esindada ja kaitsta kõikjal, nii Brüsselis, Washingtonis kui vajadusel ka Moskvas, siis Poola president Karol Nawrocki raiub, et suhetes Venemaaga ei saa olla mingeid kokkuleppeid. Ei 19., 20. ega ka 21. sajandil. Kui USA kavandatav Ida- ja Kesk-Euroopat kattev raketikilp valmistas 2007. aastal Moskvale sügavat muret, oli toonane värske peaminister Donald Tusk üks esimesi, kes rõhutas dialoogi olulisust Venemaaga. Siis mõistis tänane sõjapistrik millegipärast vägagi hästi, et dialoogi puudumine riikide julgeolekuhuve teravalt puudutavas küsimuses süvendab probleeme. Aga nagu öeldakse, süües kasvab isu ja võimupositsiooni laienemisel on kalduvus inimest korrumpeerida. Tänane peaminister Tusk manitseb oma kolleege ja tuletab neile meelde, et NATO loodi lääne kaitsmiseks Nõukogude Liidu, see tähendab Venemaa vastu. Selle aluseks oli solidaarsus, mitte egoistlikud huvid ja loodetavasti pole seda unustatud. Jah, seda ei ole unustatud. Küll aga on mitmete Euroopa asjaomaste mõtteis kujunenud loogiline järeldus, et mida lähemale Venemaale on relvi nihutatud, seda hapramaks on Euroopa üldine julgeolekuolukord muutunud. Seda vist ei saa pelgalt juhuse arvele kirjutada. Seda enam, et ka venelased ise on viimased 20 aastat selliste sammude astumise eest selgesõnaliselt hoiatanud. Ja nüüd paistab, et olukord muutub pidevalt veelgi hapumaks. Veel 3 aastat tagasi rääkis toonane Eesti peaminister Kaja Kallas, et Venemaad ei ole vaja ülemäära karta, sest Moskval ongi kombeks bluffides ähvardada. Eelmisel aastal filosofeeris ta aga Venemaa osadeks jaotamise teemal. Nüüd süüdistab Kallas Euroliidu kõrge välisasjade esindajana USA'd Euroopa hülgamises. Ja vaatamata meedias levitatavale baasnarratiivile, et Vene armee on Ukrainas verest tühjaks jooksmas, püütakse meid samal ajal veenda, et Putin võib üritada seda, mis ei õnnestunud isegi Stalinil. Barbarite hordid ujutavad Euroopa üle ja marsivad Portugali rannikuni. Üle Atlandi hüüdmine aga Kallast enam ei aita, sest esidiplomaadi kevadel sooritatud kamikaatserünnak USA presidendi pihta sai igaveseks ajalooraamatutesse kirjutatud. Niisiis on paljuski tänu Kallase diplomaatia klassile Brüssel mitte ainult välistanud suhtluse Moskvaga ja eiratud Washingtoni poolt, vaid temaga ei arvesta enam isegi Euroliidu tuumikriigid. Seejuures paistab, et võimalikke riske hinnates aina isemeelsemaks muutuvate pealinnade karjatamisega ei tule toime ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Läänest Ukrainasse tallatud rammus raharada hakkab pärast mitmeaastast röövkorjet siiski kinni kasvama. Hüppeliselt tõusnud ja tõusu jätkavatele kulutustele on aina raskem katet leida. Majandused ei kasva, laenukoormus on niigi üle piiride ja salved on tühjad. Kõige lihtsam on minna vargile, sest nälg sünnitab meeleheidet ja rahanälg ei ole siin erandiks. Kui aga Belgia peaminister Bart de Wever nimetas Euroopa Liidu plaani kasutada Ukraina sõja rahastamiseks külmutatud Venemaa varasid põhimõtteliselt valeks, sildistas Postimees selle positsiooni ettepanekule sülitamiseks. Ometi on Belgia positsioon ju absoluutselt tervemõistuslik, seisnedes vaid nõudmises, et kui liit tahab Venemaa suveräänsete varade kallale minna, siis ei saa kogu vastutust jätta Belgia kanda. Seda enam, et ettenähtavalt kaasneksid kõnealuse käiguga väga suured ja potentsiaalselt laastavad õiguslikud ja rahalised vastumeetmed. Oma kirjas Euroopa Komisjoni president von der Leyenile lisas de Wever, et nõustub Venemaa varade hõivamise kavaga vaid eeldusel, et detsembris toimuva liidu tippkohtumise ajaks on liikmesriigid esitanud ja ka allkirjastanud siduvad garantiid. Küsigem, mis on selles positsioonis ebamõistlikku? Kas Belgia ei peakski siis seisma oma elulise huvi eest, et kogu vastutus ei jääks tema kanda? Mis võiks olla veel loomulikum, kui seda nõuda?
Rääkida selles kontekstis, et Belgia peaminister on millegi või kellegi peale sülitanud, on täiesti mõistusevastane ja kohatu, päris kindlasti mitte ajakirjanduslik. Kui Kallase retoorilised silmade pööritamised Belgia aadressil kuuluvad pigem kollase meediapärusmaale, siis olgu mainitud, et ka Euroopa Keskpank keeldus Venemaa külmutatud varade arvel Ukrainale antavale laenule lisatagatist pakkumast. Nagu erinevaid võimalusi analüüsides poolootamatult selgus, rikuks komisjoni ettepanekuga kaasaminek panga mandaati. Aga mis kõige olulisem, vaatamata parimate juristide kaasamisele ei ole Euroopa Liit suutnud siiani juriidiliselt korrektsena käsitletavat skeemi välja töötada, mis omakorda tähendab, et igasugused laenu või muu nimetuse all tehtavad eraldised oleks tegelikult otsene vargus. Euroopa riikide karistusseadustikes õilsa kuriteo kategooria paraku puudub. Ja kuritegu on süütegu, mille eest on juriidilisele isikule põhikaristusena ette nähtud rahaline karistus. Enam kui 100 miljardi ulatuses võõra vara riisumise tõestamise korral järgneb sellele ilmselt proportsionaalselt suur rahaline karistus. Seda siis lisaks kohustusele õigusvastaselt omastatud vara tagastada koos intressidega. Teatavat objektiivsust ilmutas üllatuslikult välisminister Margus Tsahkna, kelle hinnangul ei seisa Venemaa külmutatud vara andmine Ukrainale sugugi mitte ainult Belgia vastuseisu, vaid ka Euroopa Komisjoni venitamise taga. Vene varade hõivamine oleks Tsahkna sõnul aga hädavajalik, sest see vähendaks Venemaa võimalusi avaldada rahuläbirääkimistel USAle survet. See annaks Kiievile pikaajalise rahastusotsuse, jätaks venelased rahast ilma ja ameeriklastel ei oleks siis enam võimalik midagi ilma eurooplasteta jagada. Ka Euroopa Parlamendi saadiku Riho Terrase sõnul on Ukrainal seda raha kohe ja hädasti vaja, sest juba märtsis lõpeb Kiievil raha otsa. Aga paraku pole mitte igas erukindralis põimunud kartmatu lahingumees ja filosoof-loogik. Veelgi enam, kõigil sõdalastel ei õnnestu sisustada isegi nii lihtsaid mõisteid nagu iseseisvus ja sõltumatus. Kahjuks äpardub sellest Terraski, arutades, et kui Euroopa Liit tahab, et Ukraina suudaks nii sõjaliselt kui majanduslikult oma jalgadel seista, peab selleks leidma vahendeid, ütleme 90–180 miljardit. Lünkasid riigiõiguslikes põhimõistetes saab aga kompenseerida enesekindla praali ja matšolike ähvardustega. Nii tuleks Terrase sõnul belglastele teatada, et nad on võitnud kõigist neist organisatsioonidest, mis Belgia territooriumil paiknevad, on see NATO või Euroopa Liit. Ja nüüd on aeg neil ka Euroopa Liidu ja NATO liikmetele vastu anda. Ühesõnaga, aitab liulaskmisest, nüüd panete oma suukese kinni ja hakkate maksma. No minu arust tuleks nagu nad tõsiasjale öelda, et nad võidavad kõigist nendest organisatsioonidest, mis Belgia territooriumil on see NATO või Euroopa Liit. Nüüd on aeg neil ka midagi nendele Euroopa Liidu liikmetele ja NATO liikmetele vastu anda. Ajahädas Euroopa Komisjon esitaski kiiruga uue ettepaneku. Siiani oli üheks probleemiks mitte ainult võimalik arbitraaž, vaid ka see, et kui pärast Venemaa rahade väljakantimist paneb mõni liikmesriik Moskva vastaste sanktsioonide pikendamisele veto, tuleks Belgial puudu olevat 100 miljardid viivitamatult Venemaale tagastada. Komisjoni pakutava uue lahenduse kohaselt tuleks sanktsioonide pikendamise otsustusmehhanismi muuta, sedasi praeguselt ühehäälsust nõudvalt hääletuselt minnakse üle otsustuskorrale, kus heakskiidu saamiseks piisab kvalifitseeritud häälte enamusest. Kasutades liidulepingu artiklit 122, mis lubab erakorralistel juhtudel teha otsuseid solidaarsusest lähtuvalt. Samuti kaalutakse sanktsioonide pikendamise intervalli venitamist praeguse 6 kuu pealt 3 aasta peale. Komisjon nentis kasvavat ajasurvet. Tõsi, kui Vene varade kasutusele võtta otsuse tegemisel lähiajal kokkulepet ei saavutata, võib Ukraina juba järgmise aasta aprillis sõja jätkamiseks vajaliku rahata jääda. See aga tähendaks, et kulud peaks katma Euroliidu maksumaksjad. Ma pole küll Euroliidu seadusandlust puudutavates küsimustes ekspert, kuid mulle teadaolevalt käsitleb kõnealune Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versiooni artikkel 122 Euroliidu sisepoliitikat ja sisemeetmeid, täpsemalt majanduspoliitikat. Punkt 1 käsitleb solidaarsusmeetmete rakendamist energiapoliitikas, punktis 2 aga sätestatakse, et kui mõni liikmesriik on raskustes või kui tal on tõsine oht sattuda suurtesse raskustesse, mida põhjustavad loodusõnnetused või temast olenematud erandlikud juhtumid, võib nõukogu teatud tingimustel komisjoni ettepaneku põhjal anda asjaomasele liikmesriigile liidu finantsabi.
Nüüd aga hoiatatakse, et kui Venemaa varade hõivamiseks lähiajal kokkulepet ei saavutata, tähendab see, et mitte ainult Ukraina ülalpidamiseks, vaid Ukrainas sõja jätkamiseks vajalikud kulud tuleb katta Euroliidu maksumaksjatel. Just sellise sõnumi paneb teiste hulgas oma uudises, rõhutan, uudises, mitte arvamusloos, kõlama ERR. Pange seejuures hästi tähele, kuidas seda esitatakse justkui enesestmõistetava, üdini loomuliku ja sellisena argumenteerimist mittevajav eeldusena, et Euroopa maksumaksjad on kohustatud Ukrainat ülal pidama. Olgugi, et tegu pole isegi Euroopa Liidu liikmesriigiga. Küsimust, millele see eeldus rajaneb, muidugi ei tõstatata ning mängleva kergusega vaikitakse maha, et tegelikult on Eesti maksumaksjate raha mõeldud üksnes Eesti riigi ülalpidamiseks, samas kui mitte mingit kohustust pidada ülal mõnda teist riiki ja seal toimuvat sõjategevust ei eksisteeri. Paradoksaalselt näeme siin aga liberaalseks demokraatiaks nimetatava süsteemi ühe nurgakivi konsensusdemokraatia otsest lammutamist. 2022. aastal avaldas Tartu Ülikooli Juhan Skytte poliitikauuringute instituut vägagi tähelepanuväärse raporti, milles soovitati Eestil loobuda oma senisest seisukohast ning asuda toetama Euroopa Liidu välispoliitikas ühehäälsuse nõudest loobumist. Mõtte algatajaks ja veduriks on olnud Saksamaa. Aasta hiljem arutas meie valitsus Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika otsustusprotsessi võimalikku muutmist, ent otsustas jääda senise seisukoha juurde, mis näeb ette iga riigi vetoõiguse. Siis leiti, et ühehäälsuse säilitamine välis- ja julgeolekupoliitikas kindlustab kõikidele, ka väiksematele liikmesriikidele, et elulisi huve puudutavates küsimustes ei tehta Euroopa Liidus nende nimel ja neid mõjutavaid otsuseid ilma nendeta. Ja olgem ausad, nii see tõesti ongi, et ühehäälsusnõue on vaata et ainuke asi, mis tagab Eesti ja teiste väiksemate riikide häälele mingigi arvestatava kaalu. Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika saab olla ühtne ja tugev vaid eeldusel, et otsuseid tehakse ja viiakse ellu läbipaistvalt ning kõikide liikmesriikide toetusel. Kui hämaratest kabinettidest algatub ülerullimine, eriti veel plokiväliste riikide või struktuuride huvides, käivitub paratamatult ka lagunemine. Jääb üle loota, et hiilivate föderaliseerumisilmingute läbi ei rajata teed düstoopilisele unitaarriigile. Ja et kui seda siiski tehakse, laguneb liit enne kirjeldatud eesmärgini jõudmist laiali. Siin tõmban oma tänasele kommentaarile joone alla. Nagu ikka, tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Kuulmiseni!